Nii. Jätkame eestikeelse piibliraamatu lugemisega. Tartus 1897 trükitud. Teise Samueli raamat. Kuuendast peatükist. Seadusel aegas viiakse Taaveti linna. Ja Taavet kogus taas kõik ära valitsetud mehed Iisraelist kokku 30 000. Ja Taavet võttis kätte ja läks kõige rahvaga, mis tema juures Juuda paalimist, et ta sealt pidi üles tooma Jumala laeka, kelle juures nime appi hüütakse vägede Jehova nime, kes istub keeruvite kohal. Ja nemad vedasid Jumala laegast ühte uue vankriga ja tõid seda Abinabadi kojast ära, mis Kiibes oli. Ja Uusa ja Ahjo Abinadabi pojad käisid uut vankrit saatmas. 1. Samueli 7.1. Ja kui nemad seda ära viisid Nadabi kojast, mis Kiibes Jumala laekaga ja Ahjo laeka ees käis, siis mängisid Taavet ja kõik Iisraeli sugu Jehova ees kõiksuguste mängide peal mändsest puust ja kanneldega ja naablitega ja trummidega ja menaani ja seltseli mängidega. Ja kui nemad said Naakoni rehialuse juurde, siis pistis Uusua oma käe Jumala laeka külge ja pidas seda kinni, sest veised heitsid kõrvale ja Jehova vea süttis põlema Uusua vastu. Ja Jumal lõi teda sinna maha eksituse pärast, et ta sinna Jumala laeka juurde ära suri. Ja Taaveti meel sai pahaks, et Jehova Uusua kallal oli lahutust teinud ja pani selle paigale nime Peerets Uusua tänapäevani. Ja Taavet kartis Jehovat sel päeval ja ütles, kuida võib Jehova laegas minu juurde tulla. Ja Taavet ei tahtnud mitte lasta Jehova laegast enese juurde tuua Taaveti linna, vaid Taavet viis seda kõrvale Obedomi Giti mehe kotta. Ja Jehova laegas oli Obedomi Giti mehe kojas 3 kuud. Ja Jehova õnnistas Obedomit ja kõik ta koda. Siis anti kuningale Taavetile teada ja öeldi, Jehova on Obedomi koda ja kõik, mis temal on Jumala laeka pärast õnnistanud, sellepärast läks Taavet ja tõi Jumala laeka Obedomi kojast üles Taaveti linna rõõmuga. Ja see sündis, kui need, kes Jehova laegast kandsid 6 sammu maad, oli edasi läinud, siis ohverdas ta härgi ja nuumaveisid. Ja Taavet hüppas kõigest väest Jehova ees ja Taavetil oli linane käiksid ta 6 seljas. Ja Taavet ja kõik Iisraeli sugu viisid Jehova laeka üles hõiskamise ja pasuna häälega. Ja see sündis, kui Jehova laegas Taaveti linna sai, et Miikal, Sauli tütar, aknast vaatas ja nägi kuningast Taaveti vahvaste hüppavat Jehovas ja ta ei pannud teda miskiski omas südames. Ja kui nemad Jehova laeka said sisse toonud ja seda
tema paika pannud keskpaika telki, mis Taavet temal oli üles löönud. Siis ohverdas Taavet põletamise ja tänuohvrid Jehova ees. Ja kui Taavet sai lõpetanud põletamise ja tänuohvrid ohverdamast, siis õnnistas ta rahvast vägede Jehova nimel ja jagas välja kõige rahvale, kõige Iisraeli hulkade, nii hästi meestele kui naistele igaühele ühe leivakaku ja ühe kannu liha, ühe kauni lihatüki ja ühe plasku viina. Siis läks kõik rahvas, iga mees oma koju. Ja kui Taavet jälle tuli oma peret õnnistama, siis läks Miikal, Sauli tütar, Taaveti vastu ja ütles, mis armuline on täna, mis auline on täna Iisraeli kuningas olnud, kes täna oma sulaste ümardajate silma ees on alasti olnud, otse kui keegi tühjest mehist ennast koguni alasti teeb. Ja Taavet ütles Miikali vastu, Jehova ees, kes mind on ära valitsenud sinu isa eest ja kõige ta soo eest, et ta mind käskis olla Jehova rahva üle, Iisraeli üle vürstiks. Jah, Jehova ees olen ma mänginud ja ma tahan veel halvemaks saada kui nõnda ja alandlik olla omast meelest ja ümardajatega, kellest sa rääkinud, nendega tahan ma auliseks saada. Ja Miikal, Sauli tütrel, ei olnud last ta surmapäevini. 7. peatükk. Taavet peab nõu templi ülesehitamise pärast ja saab kallid tõotusi Jehova käest. Ja see sündis, kui kuningas omas kojas elas ja Jehova temal oli hingamist andnud kõigi tema vaenlaste poolest ümberkaudu. Siis ütles kuningas prohveti Naatani vastu, et vaata, mina elan seedripuu kojas ja Jumala laegas seisab telkide all. Ja Naatan ütles kuninga vastu, mine tee kõik, mis su südames, sest Jehova on sinuga. Ja sel samal öösel sündis, et Jehova sõna Naatani kätte sai ja ütles, mine ja ütle mu sulase Taaveti vastu, nõnda ütleb Jehova, kas sina mulle koja peaksid üles ehitama, kus ma sees elan? Sest ma pole mitte kojas elanud sest päevast, kui ma Iisraeli lapsed Egiptusest olen üles toonud, ei tänagi päevani, vaid olen telgi ja maja sees käinud, kus ma iial kõige Iisraeli lastega olen käinud. Kas ma ühe sõna olen lausunud ühelegi Iisraeli suguharudest, keda ma olen käskinud oma Iisraeli rahvast kui karjane hoida ja öelnud, mispärast ei ehita teie mulle mitte üht koda seedripuust? Seepärast pead sa nõnda mu sulase Taavetile ütlema. Nõnda ütleb vägede Jehova, ma olen sind lammaste karjaajast pudulojuste järele võtnud. Lammaste karjaaiast pudulojuste järele võtnud, et sa pidid mu rahva üle Iisraeli üle vürstiks olema ja ma olen sinuga olnud kõigis paigus, kus sa käinud ja olen kõik su vaenlased su eest ära kaotanud ja sulle suure nime teinud, kui ta suure nimi on, kes maa peal. Ja oma rahvale Iisraelile tahan ma ühe paiga seada ja teda istutada, et tal omal asemel elab ja sealt enam ei liigu ja pöörased inimesed ei pea teda mitte enam vaevama, nõnda kui enne muiste. Ja neil päevil, kui ma seadsin kohtumõistjad oma Iisraeli rahvale ja tahan sulle hingamist anda kõigi su vaenlaste poolest ja Jehova kuulutab sulle, et Jehova sulle tahab ühe suure pere saata. Kui su päevad täis saavad ja sa oma vanematega magama läinud, siis tahan ma su soo, mis sinu sisikonnast välja tuleb, su järele saata tõusma
ja selle kuningriiki kinnitada. Esimeste kuningate 8, 19, 20. Seesama peab mu nimele ühe koja üles ehitama ja ma tahan tema kuningriigi aujärge kinnitada igaveseks ajaks. Mina tahan temale isaks olla ja tema peab mulle poeks olema. Kui ta kõverust teeb, siis tahan ma teda inimeste vitsaga ja inimeste laste nuhtlustega karistada. Kiri Heebrealastele äkki 2:5-11. Ja mu heldus ei pea mitte ta juurest ära lahkuma, nõnda kui ma seda Sauli käest olen ära lahutanud, keda ma sinu eest ära saatnud. 1. Saamuli 15, 26, 28, 29. Ja su sugu ja su kuningriik peab igavesti kindel olema sinu ees. Su aujärg peab tugev olema igavesti. Nõnda kui kõik need sinased sõnad ja kõik see nägemine oli, nõnda rääkis Naatan Taaveti vastu. Ja kuningas Taavet tuli ja jäi Jehova ette ja ütles, kes olen mina, issand Jehova, ja mis on minu sugu, et sa mind siit saadik oled saatnud? 1. Mooses 32:11. Ja see on veel vähe su meelest, issand Jehova. Sa oled ka oma sulase soo pärast ju rääkinud, sest mis pika aja pärast peab sündima ja seda inimese viisil, issand Jehova. Kiri roomlastele 9:5. Ja mis peab Taavet veel enam su vastu rääkima, sest sina tunned oma sulast, issand Jehova, oma sõna pärast ja oma südame järele oled sa kõik see suure asja teinud, et sa oma sulasele seda pidid teada andma. Sellepärast oled sina suur, Jehova Jumal, sest ükski pole su sarnane, pole ka muud jumalad kui sina, kõik seda mööda, mis meie oma kõrvadega oleme kuulnud. Ja kes on kui sinu rahvas, kui Iisrael üks ainus rahvas siin maa peal, keda Jumal on läinud enesele lunastama rahvaks ja enesele nime tegema. Ja et sa, Jumal, iseenese pärast oled oma maale teinud suuri ja kardetavaid asju oma rahva pärast, mis sa enesele oled lunastanud Egiptusest ja paganate ja nende jumalate käest. 5. Mooses 4, 7, 8, laul 33:12. Ja sa oled oma Iisraeli rahva kinnitanud enesele rahvaks igaveseks ajaks ja sina, Jehova, oled neid jumalaks saanud. Ja nüüd, Jehova Jumal, kinnita igaveste sõna, mis sa oma sulase pärast ja ta soo pärast rääkinud ja tee nõnda, kui sa oled rääkinud, et su nimi suureks saaks igaveste ja saaks öeldud, vägede Jehova on Jumal Iisraeli üle ja su sulase Taaveti sugu peab su ees kindlasti seisma. Sest sina, vägede Jehova, Iisraeli Jumal, oled oma sulase kõrva ilmutanud ja ütelnud, ma tahan sulle ühe suure pere saata, sellepärast on su sulane oma südamele leidnud, et ta seesinaste palvega sind võib paluda. Ja nüüd, issand Jehova, sina oled seesama Jumal ja sinu sõnad saavad tõeks, et sa oma sulase vastu seda head oled rääkinud. Ja nüüd võta ette ja õnnista oma sulase sugu, et see igavesti su ette jääks, sest sina, issand Jehova, oled rääkinud ja sinu õnnistamisest õnnistatakse su sulase sugu igavesti. 8. peatükk. Taavet saab võimust mitme vaenlase peale ja seab oma riigi laiemaks.
ja pärast seda sündis, et Taavet vilistid maha lõi ja neid alandas ja Taavet võttis pealinna vilististe käest ära. Esimese ajaraamad 18.1. Tema lõi ka Moabid maha, mõetes neid nööriga ära, kui ta neid vastu maad sai maha heitnud, aga ta mõõtis 2 osa. ära, mis pidi surma pandama ja ühe terve osa, mis pidi elusse jäätama ja Moabid said Taaveti alamaiks, kes temale pidid andid tooma ja Taavet lõi Keobi poja Ababeeseri Adadeeseri äkki Sooba kuninga maha, kui ta tuli oma valitsust Vrati jõeni tagasi saama. Ja Taavet sai tema käest kätte 1700 rüütlit ja 20 000 meest jalaväge. Ja Taavet raius katki kõik sõjavankrid, hooste, õnglasooned ja jättis neist taga 100 vankrit täit üle. Ja Siiria rahvas Damaskusest tulid Adadeeserile Sooba kuningale appi, aga Taavet lõi Siiria rahva seast 230 000 meest maha. Ja Taavet pani linnaväe Damaskusesse Siiria maale ja Siiria rahvas said Taavetile alamaks, kes temale pidid andid tooma, sest Jehova saatis Taavetile abi kõigis paigus, kuhu ta läks ja kuldkilbid, mis Adadeeseri sulaste pärast olid olnud, võttis Taavet ja viis neid Jeruusalemma ja Peetast ja Perotaist Adadeeseri linnade seest võttis kuningas Taavet väga palju vaske. Kui toi Haamati kuningas sai kuulda, et Taavet kõik Adadeeseri väe oli maha löönud, siis läkitas toi oma poja Joorami kuninga Taaveti juurde ja tema käest küsima, kas ta käsi pidi hästi käima ja temale palju tervist viima, et ta Adadeeseri vastu oli sõdinud ja teda maha löönud, sest Adadeeseril oli ikka sõdimist toi vastu ja tema käes oli hõberiistu ja kuldriistu ja vaskriistu. Neid pühitses kuningas Taavet ka Jehovale hõbeda ja kullaga, mis ta oli pühitsenud kõigist paganast, keda ta enese alla saatnud. Siiria ja Moabi rahva käest ja Ammonite käest ja vilistite ja Amalekide käest ja Keobi poja Adadeeseri Sooba kuninga saagist. Ja Taavet tegi ennast kuulsaks, kui ta tagasi tuli ja soolaorgu Siiria rahvast 18 000 oli maha löönud ja pani Eedomi maale linnaväe. Kõige Eedomi maale pani ta linnaväe, et kõik Eedomite Taavetile alamaks said, sest Jehova saatis Taavetile abi kõigis paigus, kuhu ta läks. Nõnda oli Taavet kuningas kõige Iisraeli üle ja Taavet saatis kohut ja õigust kõigi oma rahvale. Ja Joab, Seruja poeg, oli väe üle ja Joosavat, Ahiludi poeg, oli ülemnõuandja ja Saadok, Ahitubi poeg ja Ahimelek, Abiatari poeg olid preestrid ja Seraja oli kirjutaja ja Benaja, Joada poeg, oli Kreeti ja Peetlimäe üle
ja Taaveti pojad olid ülemad maavalitsejad. Korraks väike vahemärkus. Siin räägib, et sellel ajavahemikul Taavet võttis juba mingi osa Eedomi rahvast oma võimu alla, oma teenriteks. Tuletame meelde esimest seda, kas oli äkki esimene Moosese raamat, kus rääkis Jaakobist ja Eesaust. Ja Eesau kohta ütles, Eesau on Eedom ja Eedom on Rooma. Et konteksti siin meeles pidada, et kogu aeg käib see vennatapusõda ja võimuvõitlus. 9. peatükk. Taaveti arm Joonatani poja Neevi-Botseti vastu. Ja Taavet ütles, kas on veel keegi, kes Sauli soost üle jäänud, siis tahan ma temale head teha Joonatani pärast. 1. Saamuel 20:15. Saul oli sulane Siibia nimi ja nemad kutsusid teda Taaveti juurde ja kuningas ütles ta vastu, oled sina Siiba? Ja tema ütles, olen su sulane jah. Ja kuningas ütles, eks ole kedagi enam Sauli soost, et ma temale Jumala pärast head teen. Ja Siiba ütles kuninga vastu, üks Joonatani poeg on alles, kes jalust vigane. Ja kuningas ütles temale, kus ta on. Ja Siiba ütles kuninga vastu, vaata, tema on Maakiri Amieli pojakojas Lodebaris. Ja kuningas Taavet läkitas sinna ja võttis teda Maakiri Amieli poja kojast Lodebarist ära. Kui Meevi-Boset, Joonatani poeg, Sauli pojapoeg, Taaveti juurde tuli, siis heitis ta silmil maa ja kummardas ja Taavet ütles Meevi-Boset ja ta ütles, siin ma olen su sulane. Ja Taavet ütles temale, ära karda, sest ma tahan tõesti sulle head teha Joonatani su isa pärast ja kõik su isa Sauli põllud sulle tagasi anda ja sina ise pead alati minu lauas leiva sööma. Ja tema kummardas ja ütles, mis on su sulane, et sa oled vaadanud ühe surnu koera peale, nõnda kui mina olen. Ja kuningas hüüdis Siiba Sauli sulase ja ütles ta vastu, kõik, mis iial Sauli ja kõige ta soopäralt on olnud, olen ma su isanda poele andnud. Ja sa pead temale maad harima, sina ja su pojad ja su sulased ja sa pead tema kätte tooma, et see sinu isanda pojale leivaks saab, mis ta sööb. Ja Neevi-Boset, su isanda poeg peab alati mu lauas leiba sööma, aga Siibal oli 15 poega ja 20 sulast. Ja Siiba ütles kuninga vastu, kõik seda mööda, kui mu isand kuningas oma sulast käsib, nõnda tahab su sulane teha. Ja Taavet ütles, Neevi-Boset peab mu lauas sööma kui üks kuninga lastest. Ja Neevi-Boset oli üks pisukene poeg, Miika nimi. Ja kõik, kes Siiba majas elasid, olid Neevi-Boseti sulased. Ja Neevi-Boset elas Jeruusalemmas, sest et ta alati kuninga lauas sõi ja ta lonkas mõlemaid jalgu. Siin tooksin korra
tähelepanu tagasi sellele, kuidas see Sauli järglane Taaveti juurde läks ja Taavetile ütles, et mis on valitsejal temast, et noh, et kui ühest, kuidas ta ütles, surnud koerast või? Surnu koera peale, jah. Seepärast, et Taavet ise kasutas ju sama väljendit, kui Saul teda taga ajas ja kiusas. Kui looja oli saatnud Sauli peale kurja vaimu, et Saul kõike väärastunud mõttes võttis, seepärast, et Saul oli mitu korda looja vastu eksinud. Looja võttis Saulilt kuningriigi ja trooni ära ja andis selle Taavetile. Aga Taavet ei ihanud seda trooni. Ja Taavet ei tahtnud ju kuninga võitule, väljavalitule ju liiga teha, kuigi tal oli mitu korda see võimalus ja ta näitas seda Saulile, et iga kord, kui Saul üritas teda ju maha lüüa, Taavetil oli võimalus vastata samaga, aga selle asemel Taavet läks kõrgemat teed ja andis Saulile armu ja kutsus ennastki surnud koeraks, et mis sa ajad siin hulkuvad koera taga, et sul on terve kuningriik, kõik need varad, kõik need väed ja kiusad siin ühte väikest karjapoissi. Aga Taavetil oli ju looja kaitse ja õnnistus ja hiljem ju läbi Taaveti soo tuleb ju lunastaja Jeesus Kristus, loojapoeg, siia ilma. Nii et huvitav tagasivaade ja võrdlus. 10. peatükk. Sooda ammonite vastu ja mis süü pärast see tõusnud? Sõda. Ja pärast seda sündis, et ammonite kuningas ära suri ja ta poeg Anun sai kuningaks tema asemele. Ja Taavet ütles, ma tahan Annunile Nahasa pojale head teha, nõnda kui tema isa mulle head on teinud. Ja Taavet läkitas oma sulased ta isa pärast teda trööstima. Ja Taaveti sulased tulid ammonite maale ja ammonite vürstid ütlesid Annoni oma isanda vastu. Kas peaks Taavet sinu isa su silma ees austama, et ta trööstijad su juurde on läkitanud? Eks Taavet ei ole sellepärast oma sulased su juurde läkitanud, et ta saaks linna hoopis ära kuulata ja seda salaja vaadata ja seda ümber lüüa. Ja Annon võttis Taaveti sulased ja ajas nende habeme pooleks ära ja lõikas nende riided nende perseni poolest ära ja laskis neid ära minna. Kui seda Taavetile teada anti, siis läkitas ta nende vastu, sest meestele oli suur häbi tehtud ja kuningas ütles, jääge Jeeriko, kuni teie habe saab jälle kasvanud, siis tulge tagasi. Kui ammonid nägid, et nemad Taaveti meelest olid läinud haisema, siis läkitasid ammoni ja palkasid Siiria rahvast Petrehoobist ja Siiria rahvast
Soobast 20 000 jalameest ja Maaka kuninga käest 1000 meest ja Toobi meeste käest 12 000 meest. Kui Taavet seda sai kuulda, siis läkitas ta Joabi ja kõige sõjaväe vägevamad ja ammonid läksid välja ja seadsid endid tapluse värava taha ja Siiria rahvas Soobast ja Reobist ja Toobi ja Maakamehed olid iseäranis sealt väljal. Kui Joab nägi, et taplus tema vastu oli eest ja takka, siis valitses ta ära kõigest Iisraeli ära valitsetud mehist ja seadis neid Siiria rahva vastu üles. Ja muu rahva andis ta oma venna Abisai kätte, et ta neid ammonite vastu pidi üles seadma. Ja ta ütles, kui Siiria rahvas peaksid mu peale võimust saama, siis tule mulle appi ja kui ammonite su peale peaksid võimust saama, siis tahan ma sulle appi tulla. Ole julge ja olgem vahvad oma rahva eest ja oma jumala linnade eest ja Jehova tehku, mis ta meelest hea on. Ja Joab läks sinna ja rahvas, mis temaga Siiria rahva vastu taplema ja nemad põgenesid ta eest ära. Kui ammonid nägid, et Siiria rahvas põgenesid, siis põgenesid nemad Abisai eest ka ära ja läksid linna ja Joab läks tagasi taplemisest ammonite vastu ja tuli Jeruusalemma. Kui Siiria rahvas nägi, et nemad Iisraeli ette olid maha löödud, siis kogusid nemad ühtlasi kokku ja Adareeser läkitas ja laskis Siiria rahva, mis teine pool Rati jõge on, välja tulla ja nemad tulid Eelami ja Sobak, Adareesi väepealik, oli nende ees. Ja Taavetile anti seda teada ja ta kogus kõik Iisraelid kokku ja läks üle Jordani ja tuli Eelami. Ja Siiria rahvas seadsid endid tapluse Taaveti vastu ja sõdisid temaga. Ja Siiria rahvas põgenes Iisraeli eest ära ja Taavet tappis Siiria rahvast 700 vankritäit ära ja 40 000 rüütlit ja ta lõi Sobaki tema väepealiku maha, et ta sinna paika ära suri. Kui kõik kuningad, kes Adareeseri alamad olid, nägid, et nemad Iisraeli ette olid maha löödud, siis tegid nemad rahu Iisraeliga ja jäid nende alamaks. Ja Siiria rahvas kartsid ammonitele enam appi minna. 11. peatükk. Taaveti abielu rikkumine Batsebaga ja Uuria tapmine. Ja see sündis aasta pärast sel ajal, kui kuningad sõtta välja lähevad, et Taavet, Joabi ja oma sulased temaga ja kõik Iisraelid välja läkitas, et nemad ammonid pidid ära rikkuma ja Raba linna ära minema, aga Taavet jäi Jeruusalemma. Ja see sündis õhtu ajal, et Taavet omast voodist üles tõusis ja kuningakoja katuse peal kõndis ja katuse peal nägi ühe naise ennast pesevat ja naine oli väga ilusa näoga. Matteuse 5:28 ja Taavet läkitas ja küsis naise järele, siis öeldi, eks see ole Batseba, Eliami tütar, Hitimehe, Uuria naine. Ja Taavet läkitas käsud ja käskis teda tuua ja kui tema ta juurde sai tulnud, siis magas ta tema juures ja naine oli vast ennast puhastanud omast roojusest, pärast läks ta tagasi oma kotta. Ja naine sai käima peale ja läkitas ja andis Taavetile teada ja ütles, mina olen käima peale saanud. Ja Taavet läkitas Joabi juurde ja
ütles läkita mu juurde hitimees Uurija ja Joabi läkitas Uurija Taaveti juurde. Kui Uurija tema juurde sai, siis küsis Taavet, kas Joabi käsi ja kas rahva käsi pidi hästi käima ja kas hea lugu sõjaga pidi olema. Ja Taavet ütles Uurija vastu, mine alla oma kotta ja pese oma jalgu. Ja kui Uurija kuninga kojast sai välja läinud, siis tuli ta järele kuninga roog ja Uurija heitis kuninga koja ukse ette magama kõikide oma isanda sulaste juurde ja ei läinud mitte alla oma kotta. Ja nemad andsid Taavetile teada ja ütlesid, Uurija pole mitte alla läinud oma kotta. Ja Taavet ütles Uurija vastu, eks sa tee pealt ei ole tulnud, miks sa siis pole alla läinud oma kotta? Ja Uurija ütles Taaveti vastu, laegas ja Iisrael ja Juuda jäävad telkide sisse ja mu isand Joab ja mu isanda sulased on väljal leeris ja mina peaksin oma kotta minema sööma ja jooma ja oma naise juures magama. Nii tõesti, kui sina elad ja su hing elab, ei tee ma seda asja mitte. Ja Taavet ütles Uurija vastu, jää täna ka siia ja homme saadan ma sind ära. Ja Uurija jäi Jeruusalemma 6 päevaks ja teiseks päevaks. Ja Taavet kutsus teda, et ta pidi tema ees sööma ja jooma ja ta tegi teda joobnuks ja õhtu läks ta välja oma Moabi oma voodi peale magama oma isanda sulaste juurde ja ei läinud mitte oma kotta. Ja see sündis hommikul, et Taavet raamatu kirjutas Joabile ja läkitas seda Uurijaga ära. Ja ta oli raamatusse kirjutanud ja öelnud, pane Uurija kõige kangema tapluse kohta ja taganege tema takka ära, et teda maha lüüakse, et ta sureb. Ja see sündis, kui Joab linna juurde vahi pani, et ta Uurija sinna paika pani, kus ta teadis vahvu mehi olevat. Ja linnamehed tulid välja ja taplesid Joabi vastu ja mõned rahva seast Taaveti sulasist langesid maha ja hitimees Uurija suri ka ära. Ja Joab läkitas ja andis Taavetile kõik sõja loo teada ja tema käskis seda, kes käsk oli ja ütles, kui sa saad kõik sõjalood kuningale rääkinud ja kui see sünnib, et kuningale viha tõuseb ja ta ütleb sulle, mispärast olete nii ligi läinud linna juurde taplema, eks teie teadnud, et nemad müüri pealt lasevad. Kes lõi Abimeleki Jerubeeseti poja maha. Eks üks naine visanud ühe veski pealmise kivi tüki müüri pealt ta peale, et ta Teebetsi suri. Mispärast olete teie müüri ligi läinud, siis ütle, su sulane hitimees Uurija on ka surnud. Kohtumõistete 9:53. Ja käsk läks ja tuli ja andis Taavetile teada seda kõik, mispärast Joab teda oli läkitanud. Ja käsk ütles Taaveti vastu, kui mehed meie peale võimust said ja meie peale tulid väljale, siis olime pärast nende kaela peal värava suust saadik ja kütid lasksid sinu sulaste peale müüri pealt. Ei, et mõningad kuninga sulasist surid ja su sulane hitimees Uurija on ka surnud. Ja Taavet ütles käsu vastu, nõnda pead sa Joobi vastu ütlema. Ärgu olgu see asi mitte paha su meelest, sest mõek sööb nii hästi üht kui teist. Sõdi sina aga vahvate linna vastu ja kisu seda maha, nõnda kinnita teda. Kui Uurija naine sai kuulda, et tema mees Uurija ära surnud, siis tegi ta kaebust oma mehe pärast. Ja kui
leinamisaeg sai mööda läinud, siis läkitas Taavet ja koristas teda oma kotta ja ta sai temale naiseks ja tõi temale poja ilmale. Ja see asi, mis Taavet tegi, oli paha Jehova meelest. Siin peab korra vahemärkuse tegema. Nii mõningadki kritiseerivad ja kiruvad, et kuidas saab olla Taavet mees, kes on looja enda südame järgi, et et kui looja on nii aus ja õilis ja hea, et aga vaata, et Taavet nägi teise mehe naist ja mõtles välja plaani, kuidas see mees ära tappa. Saatis ta sõtta kõige kriitilisemasse kohta ja käskis oma meestel taganeda, et see surma saaks. Ja hiljem võttis selle omale naiseks. Et siin on jälle üks paralleel. Kui ma lugesin seda eelmist, seda Samueli raamatut äkki, esimest, seal oli ka, et tollel hetkel, kui ma lugesin, ma ei saanud nagu õieti aru, et kuna see vana eesti keel on nii veider, kohati oli lugemise käigus raske aru saada, aga nii ingliskeelsetes versioonides kui natukene teistes variantides oli seal üks lõik, mis tekitas mulle omale lugemise käigus segadust, oligi see, et kui Taavet oli selle kange, kurja mehe seal valdustes või territooriumil oma armeega, et kui mina lugesin seda välja, siis ta oleks nagu selle mehe sulaste kaitse all olnud. Aga teised tekstid ütlevad, et just nemad olid Taavet ja tema sõdalaste kaitse all. Ja siis, kui Taavet saatis oma käskjalad, et soovis neile rahu ja head ja palus andamit nagu nii-öelda seda katuseraha sellest, et ta oli seal aidanud ja hoidnud, et mitte keegi ei olnud seal viga saanud ega surma saanud ega sõja läbi, siis see mees saatis Taaveti selle siis käskjalad saatis minema ja kui naine seda kuulis, et naine saatis omalt poolt andami ja palus kurja mehe pärast vabandust ja ei rääkinud mehele sellest ennem, kui ta tagasi tuli, sai teada, et mees jõi ja pani pidu ja siis ei hakanud joobes mehega seal arutama, vaid hiljem, siis kui mees oli kaine, siis rääkis talle need asjad ära ja hiljem siis looja Taavet selle peale, et mees ei tahtnud ju nii-öelda seda andamit maksta. Taavet saatis oma ju palgamehed sinna peale, et pidi praktiliselt kogu selle mehe selle varanduse ära hävitama, aga kuna see naine läks sinna vastu, siis Taavet ise ei tõstnud nagu kätt selle mehe vastu ja ei teinud ka teistele liiga, kes tegelikult ei olnud nagu süüdlased, vaid nii-öelda rõhumise all, aga küll täitsid käsku vaata, et oleks ka palju ilma süüta mehi hukka saanud selle kurja isanda pärast, aga looja lasi sellel mehel siis ära surra ja Taavet sai hiljem tema naise sai omale naiseks. Aga et siin Taavet teeb jälle tsirkust, et seekord küll Taavet nagu ise ei ihanud seda naist algselt, vaid tollel esimesel korral. Aga sellel korral siin Taavet nägi, kuidas üks naine ennast alasti seal pesi ja tundub, selle informatsiooni kohaselt, mis mul on, mis ma olen neid erinevaid
tekste ja asju uurinud ja et see naine sihilikult tegi seda, et Taavetit siis endale küll saada, aga siin on ka jälle nii ja naa see arusaam. Aga et selle mees oli ju hitimees, noh, hitid, need hirmud, et see hübriidide rass ja see laste väärkohtleja rass ja inimkaubitsejate seltskond, kelle looja ju käskis sealt maalt ära pühkida. Kaanani maalt. Aga osadega tehti ju seal lepinguid ja asju. Ja osasi ei jaetud ju, lõpuni ei koristatud ära, vaid hitid ju põgenesid ülesse põhja. Et Põhja-Euroopasse ja meie naabruskondade maade folkloorid räägivad ka ju hittidest ja nende tegevustest ja ka, et need olid jõudnud oma järjega siia Eesti. Et kust tulid need igasugused mitte just kõige jumalakartlikumad kombetalitused ka meie rahvapärandisse. Et ja siis räägitakse meil siin müütidest ja folklooridest ja siukestest asjadest, Kalevipojad ja suured tõllud ja sortsid ja seepärast, et isegi ju kui Abram oma naise matmispaiga pärast kauples ühe hiti siis selle pojaga, kelle nimi oli ju Efron, et see ju tähendas seda, nimi tähendas ju seda kitselist või hirvelist või et nagu ta oli nagu see hübriid põhimõtteliselt, nagu see kitsteemonid, need sarvikud, et osaliselt mees, osaliselt nagu hirveline. Et jällegi viitab siin tagasi, aga siit et Taavet himustas seda naist ja saatis selle mehe sõtta surema esmarindele. Aga siit edasi peaks tulema ka see prohvet Naatan. Huvitav, seepärast see Naatan on minu jaoks nagu võõras nimi, aga kas ta mitte ei ole prohvet Nahum, ingliskeelsest variandist, mis mul on meelde jäänud. Seepärast enamus minu informatsiooni on inglise keeles läbi töötatud ja kui nüüd nagu valjusti seda ette lugeda lõpuks eesti keelde, siis nende nimede tõlgetega mul tekib vahepeal lühis. Kohati need nimed on mulle nii võõrad. Ma ei ole harjunud nende eestistatud nimedega või eesti päraste nimedega. Või nagu siin need kodade või eluasemete võrdluses on kasutatud siin rehielamut või mis iganes, et nagu siin on kasutatud nagu siis nii-öelda võrdlusi, mis tolleaegsele Eesti rahvale siis kõige rohkem seoseid lõid. Et sõdalasi kutsuti ka siin rüütliteks ja muudeks asjadeks, et tollel hetkel olid seal hoopis teistsugused nimetused. Aga jällegi, et kontekstiliselt nendele rahvastele, kellele neid tõlgiti, neid tekste, et need kuidagi moodigi aru saaks, millest jutt käis, siis oli vaja leida sarnaseid võrdlusi. Aga jätkame siis
selle Taaveti pahandusega. 12. peatükk, Taaveti südamelik pöördumine ja mis sündinud pärast. Taaveti patukahetsus sellest, et ta saatis siis selle teise mehe surma ja ihkas tema naist. Ja Jehova läkitas Naatani Taaveti juure ja tema tuli ta juurde ja ütles temale, 2 meest oli ühes linnas, teine rikas ja teine kehva. Rikkal oli väga palju lambaid ja veikseid, aga kehval ei olnud muud midagi, kui aga üksainus pisike utetall, mis ta oli ostnud ja toitis seda, et see tema juures ja ta laste juures ühtlasi üles kasvas. See sõi ta laste juures see sõi ta palukest ja jõi ta karika seest ja magas tema süles ja oli ta juures kui tütar. Kui rikka mehe juures üks teekäija tuli, siis ei raatsinud ta mitte võtta enesele lammastest ega enesele veiksest teekäijale, kes ta juurde tulnud, rooga teha, vaid ta võttis kehva mehe utetalle ja valmistas mehele, kes ta juurde oli tulnud. Ja Taaveti viha süttis väga põlema mehe vastu ja ta ütles Naatani vastu, nii tõesti, kui Jehova elab, see mees, kes seda teinud, see on tõesti surma väärt. Ja ta peab utetalle 4 võrra jälle ära maksma, sellepärast, et ta seda on teinud ja ei ole mitte armu andnud. 2. Moosese 21.37, Luuka 19.8. Ja Naatan ütles Taaveti vastu, sina oled see mees. Nõnda ütleb Jehova, Iisraeli Jumal, mina olen sind Iisraeli üle kuningaks võtnud ja sind Sauli käest ära päästnud. Ma olen sulle ka su isanda pere andnud ja su isanda naised su sülesse ja olen sulle Iisraeli ja Juuda soo andnud ja kui see vähe on, siis oleksin ma sulle võinud nii hästi sedasugust kui veel muud juurde anda. Mispärast ei ole sa Jehova sõna miskiks pannud, et sa tegid, mis ta meelest paha on? Hitimehe Uurija oled sa mõõgaga maha löönud ja ta naise enesele naiseks võtnud ja teda oled sa ammonite mõõgaga ära tapnud. Sellepärast ei pea ka mõõg su soost ära lahkuma, ei elades see eest, et sa mind ei ole miskiks pannud ja hitimehe Uurija naise võtnud, et ta sulle naiseks pidi olema. Nõnda ütleb Jehova, vaata, ma tahan su oma soost kurja su peale saata ja sinu naised su silma eest võtta ja su ligemesele anda ja see võtab su naise juurest magada selle sinase päeva paistes. Psalm 16.22. Sest sina oled seda salaja teinud, aga mina tahan seda teha kõige Iisraeli ees ja päikese ees. See on viide ühele Taaveti pojale. Kui ma ei eksi. Ühesõnaga, hiljem tuleb see koht. Ja Taavet ütles Naatani vastu, ma olen patu teinud Jehova vastu ja Naatan ütles Taaveti vastu, Jehova on ka su patu lasknud mööda minna, sina ei pea mitte surema. Laul 51, 1.21, 1. Johannese 1.9. Ometi, et sa see asja läbi Jehova vaenlased oled saatnud kurjasse laimama, siis peab ka poeg, kes sulle on sündinud, viskisse surema. Psalm 11.27. Ja Naatan läks oma kotta ja Jehova lõi last, mis Uurija naine Taavetile ilmale toonud, et ta väga haigeks jäi
ja Taavet otsis Jumalat poeglapse pärast ja Taavet paastus kõvasti ja tuli ja oli öö maa peal maas ja ta koja vanemad mehed astusid tema juurde teda maast üles tõstma, aga ta ei tahtnud mitte ega võtnud nendega leiba. Ja 7. päeval sündis, et laps ära suri ja Taaveti sulased kartsid temale üles rääkida, et laps surnud, sest nemad ütlesid, ennäe, kui laps alles elus oli, siis rääkisime ta vastu ja tema ei kuulnud meie sõna mitte. Kuida peame meie nüüd temale ütlema, laps on ära surnud, ehk ta teeb vahest enesele kahju. Kui Taavet nägi, et tema sulased isekeskis pomisesid, siis mõistis Taavet, et laps oli surnud ja Taavet ütles oma sulaste vastu, kas laps on surnud ja nemad ütlesid, on surnud. Ja Taavet tõusis maast ülesse ja pesi ja võidis ennast ja pani oma teised riided selga ja läks Jehova kotta ja kummardas ja tuli jälle oma kotta ja küsis süüa ja nemad panid leiva ta ette ja ta sõi. Ja tema sulased ütlesid ta vastu, mis asi see on, mis sa oled teinud lapse pärast? Kui ta elus oli, paastusid ja nutsid sa ja pärast seda, et laps on surnud, tõused sa üles ja võtad leiba ja ta ütles, kui laps alles elus oli, siis paastusin ja nutsin ma, sest ma mõtlesin, kes teab, ehk Jehova heidab armu mu peale, et laps elusse jääb, aga nüüd on ta surnud, mispärast pean ma paastuma? Kas ma teda veel võin jälle tagasi tuua? Küll mina lähen tema juurde, aga tema ei tule mitte minu juurde tagasi. Ja Taavet rööstis oma naist Batsevat ja ta läks ta juurde ja magas ta juures ja tema sai poja ja Taavet pani temale nime Saalomo ja Jehova armastas teda. Ja ta läkitas teda prohveti Naatani käe alla ja hüüdis ta nime ka Jedidja Jehova pärast. Ja Joab sõdis sõdis Raba Ammonite linna vastu ja sai ühe kuningliku linna osa kätte. Ja Joab läkitas käsud Taaveti juurde ja käskis öelda, ma olen Raba vastu sõdinud ja olen veelinna kätte saanud. Seepärast kogu teine rahvas kokku ja löö leer üles linna alla ja võta sina seda ära, et mina linna ära ei võta, et minu nimi sellepärast kuulsaks ei saa. Ja Taavet kogus kõik rahva kokku ja läks Raba ja sõdis tema vastu ja sai seda kätte. Tema võttis ka nende kuninga krooni ta peast ära, mis ühe talendi kulla vaagis kalli kividega ja see sai Taaveti pähe. Tema tõi ka sealt linnast väga palju saaki välja. Ja rahva, mis seal sees, viis ta välja ja pani neid saakidega ja raudkätega ja kirvestega tööd tegema, kui ta neid telliskivi ahjust sai lasknud läbi minna ja nõnda tegi ta kõigile Ammoni linnadele ja Taavet läks tagasi ja kõik rahvas Jeruusalemma. Kolmeteistkümnes peatükk. Ammoni vägisi hooratöö oma õega. Ja pärast seda sündis, kui Absalomil, Taaveti pojal, ilus õde oli Taamari nimi, et Ammon, Taaveti poeg, teda armatses ja Ammonil oli kitsas käes, et ta hakkas põdema Taamari oma õe pärast, sest ta oli neitsist. Seepärast oli see Ammoni meelest kui imeasi, et ta temale midagi pidi tegema. Ja Ammonil oli üks sõber, Joonadab nimi, kes Siimi ja Taaveti vennapoeg. Ja Joonadab oli väga tark mees ja see ütles temale, sa kuningapoeg, miks sa iga hommiku nii lahja oled? Eks sa ei taha mulle seda üles rääkida? Ja Ammon ütles temale,
ma armatsen Taamarit, oma venna Abisalomi õde. Ja Joonadab ütles temale, heida oma voodisse maha ja tee ennast haigeks. Kui su isa tuleb sind vaatama, siis ütle ta vastu. Ma palun lase mu õde Taamar tulla, et ta mind söödaks leivaga ja mu silma ees roa valmis teeks, et ma näen ja tema käest söön. Ja Ammon heitis maha ja tegi ennast haigeks. Ja kui kuningas tuli teda vaatama, siis ütles Ammon kuninga vastu, lase palun mu õde Taamar tulla, et ta mu silme ees 2 magusat kooki teeb ja mina ta käest söön. Ja Taavet läkitas Taamari juure kotta ja käskis öelda, et mine oma venna Ammoni kotta ja tee temale rooga. Ja Taamar läks oma venna Ammoni kotta ja tema oli maas. Ja ta võttis taignat ja sõtkus seda ja tegi magusad koogid ta silma ees ja küpsetas neid. Ja ta võttis ühe pannu ja valas neid tema nähes välja ja tema ei tahtnud mitte süüa ja Ammon ütles, saatke kõik rahvas mu juurest välja minema ja kõik rahvas läksid ta juurest välja ja Ammon ütles Taamari vastu. Too roog kambrisse, et ma sinu käest söön ja Taamar võttis magusad koogid, mis ta oli teinud ja viis neid kambrisse oma venna Ammoni kätte. Kui ta neid tema juurde viis, et ta pidi sööma, siis hakkas ta temast kinni ja ütles temale, tule maga mu juures, mu õde. Ja tema ütles temale, ei mitte, mu vend, ära naera mind mitte ära, sest nõnda ei sünni teha mitte Iisraelis, ära tee mitte seda jõledust. Ja mina, kuhu peaksin mina oma häbi ära saatma ja sina oled siis kui üks jõledaist Iisraelis ja nüüd räägi aga kuningaga, sest tema ei keela mind mitte sulle. Aga tema ei tahtnud mitte ta sõna kuulda, vaid sai võimust tema peale ja naeris teda ära, et ta tema juures magas. Ja Ammon vihkas teda üpris suure vihaga, sest viha, mis ka ta teda vihkas, oli suurem kui armastus, mis ka ta teda oli armastanud. Ja Ammon ütles temale, tõuse üles, mine ära. Ja tema ütles temale, ära püüa mitte ühe kurja süüd enese peale võtta, mis suurem on kui teine. Mis sa mulle oled teinud, et sa mind tahad välja ajada? Ja ta ei tahtnud teda kuulda ja hüüdis oma poisi ja teenri ja ütles, et ajage teda mu juurest välja õue ja pane uks tema taga lukku. Ja tema oli kirju kuub seljas, sest kuninga tütred, kes neitsid olid, kandsid seesuguseid kuubesid ja tema teener saatis teda välja ja pani ukse tema taga lukku. Ja Taamar võttis tuhka oma pea peale panna ja käristas kirju kuue, mis ta seljas lõhki ja pani oma käe enese pea peale ja käis ühtepuhku ja kisendas. Ja Absalom, tema vend, ütles ta vastu, kas su vend Aamon su juures on olnud ja nüüd mu õde, ole vait, tema on su vend, ärgu seisku su süda see asja peale. Ja Taamar jäi kui üks ära teotatud oma venna Absalomi kotta. Kui kuningas Taavet kõiki neid sinasid asju sai kuulda, siis oli temal väga paha meel ja Absalom ei rääkinud midagi Ammoniga, ei kurja ega head, sest Absalom vihkas Ammonit see asja pärast, et ta tema õe Taamari oli ära naernud. Ja 2 aasta pärast sündis, et Absalomi lambaniitjad olid Baal Hatsoris, mis Efraimi juures ja Absalom kutsus kõik kuninga lapsed sinna ja Absalom tuli ka kuninga juurde ja ütles, et vaata, su sulasel on lambaniitjad, siis tulgu palun ma kuningas oma sulastega oma sulase juurde. Ja kuningas ütles Absalomi vastu, ei mitte mu poeg, ära lase neid mitte kõik
minna, et meie sulle tüliks ei ole. Ja tema käis ta peale, aga ta ei tahtnud mitte tulla, vaid õnnistas teda. Ja Absalom ütles, kui mitte, tulgu siis mu vend Ammon meiega. Ja kuningas ütles temale, miks peab tema sinuga minema, kui Absalom tema peale käis, siis laskis ta Ammoni ja kõik kuninga lapsed temaga minna. Ja Absalom käskis oma poiss ja ütles, et vaadake, kui Ammoni meel on hea nii viinast ja mina teile ütlen, lööge Ammon maha, siis tehke temale surma, ärge kartke. Eks see ole küll, et mina seda teile olen käskinud. Olge tugevad ja olge vahvad mehed. Ja Absalomi poisid tegivad Ammonile nõnda, kui Absalom on käskinud. Siis tõusid kõik kuningapojad üles ja sõitsid iga mees oma hobu eesli seljas ja põgenesid ära. Ja see sündis, kui nemad tee peal olid, et see jutt Taaveti juurde sai, et öeldi, Absalom on kõik kuningapojad maha löönud ja pole mitte ühtki ainsat neist üle jäänud. Ja kuningas tõusis üles ja käristas oma riided lõhki ja heitis maa peale maha ja kõik ta sulased seisid käristatud riided seljas. Ja Taaveti venna Siimea poeg Joonadab kostis ja ütles, ärgu mõtelgu mu isand mitte, et nemad kõik noored mehed, kuningapojad on ära tapnud, vaid Ammon üksi on surnud, sest päevast, kui ta oma õe Taamari sai ära naernud, oli see otse kui Absalomi näo peale pandud. Seepärast ärgu pangu mu isand kuningas mitte oma südamesse seda asja, et ta mõtles, et kõik kuningapojad on ära surnud, sest Ammon on üksi surnud. Ja Absalom põgenes ära ja noor mees vahi peal tõstis oma silmad üles ja nägi ja vaata, siis tulid paljud rahvast tee pealt üksteise järel mäe kõrvalt ja Joonadab ütles kuninga vastu, ennäe, kuningapojad tulevad, nõnda on see sündinud, kui su sulane rääkis. Ja see sündis, kui ta sai rääkinud, vaata, siis tulid kuningapojad ja tõstsid oma häält ja nutsid ja kuningas ka ja kõik ta sulased nutsid väga suurt nuttu ja Absalom oli ära põgenenud ja tuli Ammiuri poja Talmai Geesuri kuninga juurde ja Taavet leinas oma poja pärast kõik need päevad. Psalm 3:3. Kui nüüd Absalom sai ära põgenenud ja Geesuri läinud, siis oli ta seal 3 aastat ja kuningas Taavet jättis järele Absalomi vastu välja minemise, sest ta oli ennast trööstinud Ammoni pärast, kes ära surnud. 14. peatükk. Absalom lepib oma isaga, tuleb tagasi Jeruusalemma ja Joab, Seruja poeg, mõistis, et kuninga süda Absalomi vastu oli. Ja Joab läkitas Tekoa linna ja laskis sealt ühe targa naise tuua ja ütles tema vastu, et pane ennast leinama ja pane nüüd leinariided selga ja ära võia ennast mitte õliga ja ole kui naine, kes nõnda päeva surnu pärast leinanud. Mine siis kuninga juurde sisse ja räägi ta vastu sedaviisi ja Joab pani sõnata suu ja Tekoa naine rääkis kuninga vastu, kui ta silmili maa peale maha heitnud ja kummardanud ja ütles, kuningas, saada abi. Ja kuningas ütles temale, mis sul on? Ja ta ütles, ma olen õige lesk naine, sest minu mees on surnud. Ja su ümardajal oli 2 poega ja need kahekesi taplesid väljal ja et nende vahel lahutajat ei olnud, siis teine lõi teise maha ja tegi temale surma. Ja vaata, kõik suguvõsa kipub su ümardaja peale ja ütlevad, anna see välja, kes oma venna maha löönud, et meie teda
surma paneme ta venna hinge eest, keda tema on ära tapnud, et meie pärija ka kaotame. Siis kustutavad nemad mu söe ka ära, mis üle jäänud, et nemad mu mehele ei nime ega sugu üle ei jäta maa peale. Ja kuningas ütles naise vastu, mine oma kotta, sest ma tahan käsu sinu pärast anda. Ja naine ütles kuninga vastu, mu isand kuningas, ülekohus jäägu minu peale ja mu isa soo peale, aga kuningas ja ta auvägi olgu ilma süüta. Ja kuningas ütles, kes su vastu räägib, see too minu juurde ja ta ei pea mitte enam sinu külge puutuma. Ja tema ütles, mõtelgu siis kuningas Jehova oma jumala peale, et vere tagakuulaja mitte väga ära ei riku ja et nemad mu poega ära ei kaota. Ja tema ütles, nii tõesti, kui Jehova elab, ei pea su poja peast ei karvagi mitte maha veerema. Ja naine ütles, lase oma ümardaja üks sõna oma isanda kuninga vastu rääkida. Ja ta ütles, räägi. Ja naine ütles, aga mispärast mõtled sa seesugust jumala rahva vastu, sest et kuningas see sõna on rääkinud, on tema kui süüalune, seepärast et kuningas oma ära lükatut ei lase tagasi tulla. Sest meie sureme tõesti ära ja oleme kui vesi, mis maa sisse vaob, mis ei või jälle koguda ja Jumal ei võta mitte hinge ära ja mõtleb ümber, et ta ei lükka enesest ära, kes oli ära lükatud. Ja nüüd ma olen tulnud seda sõna kuninga oma isanda vastu rääkima. On seepärast, et rahvas mulle kartust teinud ja su ümardaja mõtles, ma tahan otse kuninga vastu rääkida. Ehk vahest kuningas võtab teha, mis ta ümardaja räägib. Kui kuningas võtab kuulda, et ta oma ümardaja peastab mehe käest, kes mind ja mu poja ühtlasi pidi ära kaotama Jumala pärisusest. Ja sinu ümardaja mõtles, küll mu isand kuninga sõna saab mulle hingamiseks, sest otse kui Jumala ingel, nõnda on mu isand kuningas, et ta head ja kurja kuuleb ja Jehova, su Jumal olgu sinuga. Ja kuningas kostis ja ütles naise vastu, et ära sa salga mulle mitte seda asja, mis ma su käest küsin. Ja naine ütles, mu isand kuningas, rääkigu palun ma. Siis ütles kuningas, kas Joabi käsi on sinuga kõiges ses asjas? Ja naine kostis ja ütles, nii tõesti, kui su hing elab, mu isand kuningas, ei või ükski ega paremat ega pahemat kätt kallata kõigest sest, mis mu isand kuningas on rääkinud. Sest su sulane Joab on mind käskinud ja see on kõik need sõnad, mis su ümardaja suu pannud, et ma kõne seda viisi pidin pöörama, seepärast on Joab su sulane seda teinud ja mu isand on tark Jumala ingli tarkust mööda, et ta mõistab kõik, mis maa peal. Ja kuningas ütles Joabi vastu, vaata, nüüd ma olen seda teinud, siis mine too noor mees Absalom tagasi ja Joab heitis silmili maha maa peale ja kummardas ja õnnistas kuningat ja Joab ütles, tänapäev tunneb su sulane, et ma olen armu leidnud su meelest, mu isand kuningas, sest et kuningas oma sulase sõna järele teinud. Ja Joab võttis kätte ja läks Geesuri ja tõi Absalomi Jeruusalemma ja kuningas ütles, mingu ta jälle oma kotta, sest mu silmi ei pea ta mitte näha saama. Siis läks Absalom jälle oma kotta ja ei saanud kuninga silmi mitte näha ja kõiges Iisraelis ei olnud ilusamat meest mitte, keda nemad nii väga kiitsid kui Absalom. Tema jalatallast ta pealaeni ei olnud temal viga. Ja kui ta oma juuksed ära lõikas, aga see sündis iga aasta
lõpetusel, et ta neid ära lõikas, sest need olid temale väga rasked, seepärast lõikas ta neid ära. Siis vaagisid ta juuksed 200 seeklit kuninga vae järele ja Absalomile sündis 3 poega ja 1 tütar. Taamari nimi, see oli üks ilusa näoga naisterahvas. Kui Absalom 2 tervet aastat Jeruusalemmas oli elanud ja ei saanud mitte kuninga silmi näha, siis läkitas Absalom Joabi juurde, et ta teda pidi kuninga juurde läkitama, aga tema ei tahtnud mitte ta juurde tulla ja ta läkitas veel teist korda, aga ta ei tahtnud tulla. Siis ütles ta oma sulaste vastu, vaadake, Joabi põllujagu on minu põllu kõrvast ja tal on seal odrad peal. Minge ja süüdake seda põlema ja Absalomi sulased süütasid põllujao põlema tulega. Siis võttis Joabi kätte ja tuli Absalomi juurde ta kotta ja ütles ta vastu, mispärast on su sulased põlluosa minu pärast tulega süüdanud põlema? Ja Absalom ütles Joabi vastu, ennäe, ma läkitan su juurde ja käskisin öelda, tule siia, et ma sind läkitan kuninga juurde ütlema, mispärast olen ma keerust ära tulnud. See oleks mulle hea, kui ma alles seal oleksin ja nüüd tahaksin mina kuninga silmi näha saada, aga kui mu sees on ülekohut, siis surma mind ära. Siis läks Joab kuninga juurde ja andis temale seda teada ja hüüdis Absalomi ja ta tuli kuninga juurde sisse ja kummardas silmini maha kuninga ette ja kuningas andis Absalomile suud. Luuka 15:20. Taavet põgeneb oma kangekaelse poja Absalomi eest. Ja pärast seda sündis, et Absalom enesele saatis tõlla ja hobused ja 50 meest, kes tema ees jooksid. Ja Absalom tõusis vara üles ja seisis väravat tee ääres. Ja see sündis, et Absalom iga mehe, kel riiuasi oli, et ta kuninga juurde pidi minema kohtusse, enese juurde kutsus ja ütles, kust linnast sa oled? Kui ta ütles, su sulane on ühest Iisraeli suguharust, siis ütles Absalom ta vastu, vaata, su kohtuasi on hea ja õige, aga kuninga poolest pole sul kuulajat ühtegi. Ja Absalom ütles, et mina saaksin pandud kohtumõistjaks siia maale, et iga mees, kel riiu ehk kohtuasi on, mu juurde tuleks, et mina temale õigust mõistaksin. Ja see sündis, kui keegi ta ligi tuli tema ette kummardama, siis sirutas ta oma käe välja ja hakkas temast kinni ja andis temale suud. Ja seda viisi tegi Absalom kõige Iisraeli rahvale, kes kuninga juurde kohtusse tulid. Nõnda varastas Absalom Iisraeli meeste südamed ära. Ja see sündis 40 aasta pärast, et Absalom kuninga vastu ütles, palun lase mind minna oma tõotuse, mis ma Jehoval tõotanud Hebronis ära tasuda, sest su sulane on tõotuse tõotanud, kui ma Geesuri Siiria maal elasin ja öelnud, kui Jehova mind vahest jälle tagasi viib Jeruusalemma, siis tahan ma Jehovat teenida. Ja kuningas ütles temale, mine rahuga. Ja ta võttis kätte ja läks Hebroni. Ja Absalom läkitas salakuulajad kõige Iisraeli suguharude juurde ja käskis öelda, kui teie pasuna häält saate kuulda, siis ütelge, Absalom on Hebronis kuningaks saanud. Ja Absalomiga läksid 200 meest Jeruusalemmast, kes olid kutsutud. Need läksid omas vagaduses ja ei teadnud ühtegi sest asjast. Ja Absalom läkitas Siiloni mehed Ahitooveli, Taaveti nõuandja, tema linnast Kiilust välja, kui ta tapaohvrid ohverdas ja see salaja kuri nõupidamine läks tugevaks ja rahvas tuli ikka enam Absalomi juurde. Ja üks tuli, kes Taavetile teada andis ja ütles, Iisraeli meeste süda
käib Absalomi järele ja Taavet ütles kõigile oma sulastele, kes temaga Jeruusalemmas, võtkem kätte ja põgenegem ära, sest muidu ei pease meie kuhugi Absalomi eest. Minge rutuste, et tema ei jõua ja meid kätte ei saa ja meie peale kurja ei lükka ja linna mõõgateraga maha ei löö. Ja kuninga sulased ütlesid kuninga vastu, vaata, su sulased on valmis kõigis, mis meie isand kuningas ära valitseb teha. Ja kuningas läks jala välja ja kõik tema pere ja need 10 liignaist jättis ta koda hoidma. Laul 3, 1-9, 1-9. Ja kui kuningas sai jala välja läinud kõige rahvaga, siis jäid nemad ühe koja juurde seisma, mis kaugel ära oli ja kõik tema sulased läksid ta kõrvast mööda ja kõik Keeti ja kõik Peeti vägi ja kõik Hiti mehed, 600 meest, kes tema järele olid Katsist tulnud, läksid kuninga eest mööda ja kuningas ütles Hiti mehe Ittai vastu, mispärast tahad sina ka meiega tulla? Mine tagasi ja jää kuninga juurde, sest sa oled võõras ja võid ka jälle oma paika minna. Eile oli su tulemine ja täna peaksin ma sind panema meiega hulkuma ühest paigast teise. Et mina lähen, kuhu ma saan, mine tagasi ja vii oma vennad enesega tagasi, helduse ja truudusega. Ja Ittai vastas kuningale ja ütles, nii tõesti, kui Jehova elab ja mu isand kuningas elab, seal paigas, kus mu isand kuningas on, olgu surmaks ehk eluks, seal peab su sulane ka olema. Ja Taavet ütles Ittai vastu, tule ja mine mööda. Ja hitimees Ittai läks mööda ja kõik ta mehed ja kõik väetimad lapsed, kes temaga. Kõik maarahvas nutsid suure häälega ja kõik rahvas, mis mööda läksid. Ja kuningas läks üle Kiidroni jõe ja kõik rahvas läksid kõrbetee poole. Ja vaata ka Saadok oli seal ja kõik leevitid temaga, need kandsid Jumala seaduslaegast ja panid Jumala laeka seisma ja Abiatar ohverdas, kuni kõik rahvas sai linna seest üle läinud. Ja kuningas ütles Saadokile, vii Jumala laegas jälle linna, kui ma armu leian Jehova meelest, siis saadab ta mind jälle tagasi ja annab mulle seda oma maja näha. Aga kui ta nõnda ütleb, mul pole sinust hea meel, siis siin ma olen, tehku ta mulle nõnda, kui ta meelest hea on. Ja kuningas ütles preestri Saadoki vastu, sina nägija, mine rahuga tagasi linna ja teie 2 poega teiega, Ahimaats, sinu poeg ja Joonatan, Abiatari poeg. Vaata, ma tahan viibida kõrbe lageda peal, kuni teie käest sõna tuleb, et teie mulle teada annate. Ja Saadok viis Abiatariga Jumala laeka jälle Jeruusalemma ja nemad jäid sinna ja Taavet läks üles õlipuude mäe peale ühte puhku nuttes ja ta pea oli kinni kaetud ja tema käis ilma kingata. Ja kõik rahvas, mis temaga olid, iga mees oma pea katnud ja läksid üles ühte puhku nuttes. Ja Taavetile anti teada ja öeldi, Ahitovel on nende seas, kes salaja kurja nõu peavad Absalomiga ja Taavet ütles, oh Jehova, tee palun ma Ahitoveli nõu jõledaks. Psalm 17, 14, 23, laul 145, 19, 20. Kui Taavet mäe otsa sai tulnud, kus ta Jumalat kummardas, vaata, siis tuli ta vastu Urkimees,
Uusai. Tema kuub oli lõhki käristatud ja mulda tema pea peal ja Taavet ütles temale, kui sa minuga lähed, siis oled sa mulle koormaks, aga kui sa jälle linna lähed, Abialomile ütle, et kuningas, sinu sulane tahan ma olla. Tänini olen ma küll su isa sulane olnud, aga nüüd tahan ma ka sinu sulane olla. Siis võiksid sina muu heaks Ahitooveli nõu tühjaks teha. Eks ole ka sealsamas sinuga preestrid Saadok ja Abiatar, nõnda võib sündida, et sa kõik asjad, mis sa kuningakojas kuuled, preestritele Saadokile ja Abiatarile teada annad. Vaata, nende 2 poega on seal nende juures, Ahimaats, Saadoki poeg, ja Joonatan, Abiatari poeg, ja nende läbi võite teie kõik sõnumeid, mis teie kuulete, mu kätte läkitada. Ja Uusai, Taaveti sõber, läks linna ja Absalom tuli Jeruusalemma. 16. peatükk. Siiba kavalus. Siimei tigedus, Absalomi hirmus töö. Kui Taavet natukese maad mäe otsast sai edasi läinud, vaata, siis tuli Siiba Meebioseri sulane ta vastu ja paar eeslit, mis sadulas, ja nende seljas oli 200 leiba ja 100 rosinakobarat ja 100 viigikakku ja lähkerviina. Ja kuningas ütles Siibe vastu, kuhu tarvis on need sulle? Ja Siibe ütles, eeslid peavad olema kuninga perele sõita ja leivad ja viigikakud poiste süüa ja viin neile juua, kes kõrbes peaksid ära väsima. Ja kuningas ütles, kus siin su isanda poeg on? Ja Siibe ütles kuninga vastu, vaata, tema jäi Jeruusalemma, sest ta ütles, täna võtab Iisraeli sugu mulle mu isa kuningriigi jälle saata. Ja kuningas ütles Siibele, vaata kõik, mis Meebiposeki pärast on, annan ma sulle. Ja Siibe ütles, ma kummardan, lase mind armu leida su meelest, isand kuningas. Ja kui kuningas Taavet Bahuriimi läks, vaata, siis tuli sealt üks mees välja, kes Sauli seltsi suguvõsast ja ta nimi oli Siimei, keerapoeg. See tuli välja ja sajatas ühtepuhku ja viskas Taavetit ja kõiki kuninga Taaveti sulasid kividega ja kõik rahvas ja kõik vägevad olid ta paremal ja pahemal pool. Ja Siimei ütles nõnda, kui ta sajatas, mine välja, sina verimees ja paharetimees. Jehova on su kätte maksnud kõik Sauli soovere, kelle asemel sa oled kuningaks saanud. Nüüd on Jehova kuningriigi su poja Absalomi kätte andnud ja vaata, sa oled omas õnnetuses, sest sa oled üks verimees. Ja Seruja poeg Abisai ütles kuninga vastu, mispärast peab see sinane surnud koer mu isandat kuningat sajatama, et lase ma lähen ja kisun ta pea otsast ära. Aga kuningas ütles, mis mul on teiega tegemist, Seeruja poeg, sajatagu tema nõnda peale, sest nõnda on Jehova temale ütelnud, sajata Taavetit. Ja kes võib öelda, mispärast te teed see nõnda? Ja Taavet ütles Abisai vastu ja kõikide oma sulaste vastu, vaata mu poeg, kas mu sisikonnast on välja tulnud, käib mu hinge peale. Ja kui palju enam nüüd Jeemini poeg, jätke teda ja ta sajatab
sest Jehova on temale seda ütelnud. Ehk Jehova võtab mu viletsuse peale vaadata, et Jehova mulle head tasub tema tänapäevase sajatamise eest. Nõnda käis Taavet ja ta mehed tee peal ja Siimea käis ikka mäge mööda ta kohal ja sajatas ühtepuhku ja viskas kividega tema kohta ja tolmutas mullatükkidega. Ja kuningas tuli sinna kõige rahvaga, mis tema juures ja nemad olid ära väsinud ja ta hingas seal. Ja Absalom ja kõik rahvas, Iisraeli mehed olid tulnud Jeruusalemma ja Ahitovel temaga. Ja see sündis, kui uurimees Uusai, Taaveti sõber, Absalomi juurde tuli, et Uusai Absalomi vastu ütles, elagu kuningas, elagu kuningas. Psalm 15:37. Ja Absalomi ütles Uusai vastu, on see sinu heldus oma sõbra vastu? Miks sa pole läinud oma sõbraga? Ja Uusai ütles Absalomi vastu, ei mitte, vaid keda Jehova ära valitseb ja see sinane rahvas ja kõik Iisraeli mehed, eks ma peaksin olema ja jääma tema juurde. Ja teiseks, keda ma peaksin teenima, eks mitte tema poja ees. Nõnda kui ma su isa ees olen teeninud, nõnda tahan ma sinu ees olla. Ja Absalom ütles Ahitoveli vastu, pidage nõu isekeskis, mis meie peame tegema. Ja Ahitovel ütles Absalomi vastu, heida oma isa liianaise juurde, keda tema on jätnud koda hoidma, et kõik Iisrael saab kuulda, et sa oma isa meelest oled haisema läinud, siis saavad kõikide nende käed, kes sinuga on, tugevaks. Psalm 15:16. Siis lõid nemad Absalomile ühe telgi üles katukse peale ja Absalom heitis oma isa liigenase juures kõige Iisraeli nähes. Psalm 12:11-12. Ja Ahitoveli nõu, mis ta andis neil päevil, oli otse, kui oleks keegi Jumala sõna küsinud. Nõnda oli kõik Ahitoveli nõu nii hästi Taaveti kui Absalomi meelest. Tänane lugemine on väga pikale läinud. Vahemärkus. Kui Naatan ütles ju Taavetile, et näed, sina oled teise mehe tallukese ära võtnud ja niimoodi häbi teinud rahvale, et kurja teinud, et looja tasub sulle kurja kurjaga ja mida sina oled salaja teinud, teeb sinu sugu avalikult kõigi ees, kõigi rahva nähes, päikse all, päikse ees. Et siin on ka see, et hiljem, kui prohvetid räägivad, kas see oli Jesaja äkki, kui ma ei eksi, et kuningas Taaveti ajal tema pojad tegid jõledusi, mis isegi mõningate paganate keskis ei ole aktsepteeritud, et isa ja poeg magavad ühe ja sama naisega. Et üks poiss ju magas oma siis õega, kas oli siis nüüd küll teise ema poolt, aga ikkagi isa oli neil üks. Et teine poiss ju löödi maha selle eest. Ja nüüd teine poiss magas ju Taaveti ühe selle siis nii-öelda liignaisega või kuidas öelda, legaliseeritud prostituudiga armukesega. Et
selle haaremi siis selle ühe kaasaga. Et Taavet, kui ta küll aru sai, et ta oli ju ise kurja teinud, teise mehe naise salaja vägisi võtnud ja seda kahetsenud, ta jäi ju kõigepealt selle naise lapsest ilma ja siis hiljem ta teised lapsed, üks lõi teise maha, siis teda ennast jälle jooksutati kodust välja, aga selle asemel, et Taavet siin jõuga tambiks rusikaga vastu rindu, et tema on kuningas, tema on looja poolt valitsetud juhtima. Et noh, mis mõttes looja enda südame järgi. Taavet ju kahetses kõike seda ja kui Taavet ju kuulis, et poiss oli tema vastu kurja nõu üles ässitanud, oli rahva enda poole meelitanud ja temalt ju tema nii-öelda trooni, tema kohtumõistmised ju rahva manipuleerimise ja keelitamisega ju enda poole võtnud. Et mitte, et ma millegile nagu otseselt vihjaks, aga ma näen siin tohutuid paralleele erinevate sündmustega, mis meil siin kodumaal Eestimaal aset leiavad. Panen igaks juhuks selle kirja, et siis 6. kuni 16. sai siis loetud. See on siis teise Saamuli raamatu teine osa. Lihtsalt vaatan korra. Jah, üks selline, kas ühe sellise pika lugemisega võib-olla saaks selle teise Saamuli raamatu läbi, jõuaks esimese kuningatate raamatusse. Aga mis ma tahtsin sellega öelda, et näed, et Taavet nägi, et noh, rahva poolehoid oli selle teise peal ja selle asemel, et siis vägikaigast vedada, mees otsustas taanduda oma positsioonist, jättis looja selle seaduselaeka, selle looja õnnistuse. Seepärast, et vaata, kui see seaduselaegas tehti, siis ju keegi ei tohtinud seda peale ülempreestri oma käega puutuda, kui see valmis sai. Et ainult korra aastas, no, kui sa oled puhas ja nii enda kui rahva eest oled kõik need ohvriannid andnud, et alles siis ju võidi templis või ülempreester seda looja seda laegast siis isegi nii-öelda vaadata näha. Aga et üks mees ju omast arust läks head tegema, et nägi, et härjad, lehmad hakkasid tee pealt ära kalduma, et tahtis laegast kinni hoida, et laegas ümber ei kukuks.
selle asemel mees sai surma. No jätkuvalt ma olen seda meelt, et kuidas see laegas on ehitatud, et see ei tundunud ainult niisama laekane olema, vaid see tundus ka mingisuguse väga võimsa, meile siiamaani arusaamatu elektromagnetrelvana olema. Aga see on lihtsalt minu järeldus või noh, minu järeldus, minu piiratud arusaam. Kuigi, kus iganes see laegas oli, seal oli ka looja õnnistus. Aga hilisemalt, kui rahvas just õigesti talitas. Aga korra uuesti Taaveti juurde tagasi tulles, et näed, Taavet lahkus, Taavet läks oma positsioonilt ära. Taavet ei ajanud jõuga seda taga, vaid Taavet ütles seda, et kui looja on talle armu andnud ja kui looja ei ole Taavetist lahkunud, siis Taavet saab veel kunagi oma majja tagasi ja saab seda laegast näha, et ta ei võtnud seda vägisi kaasa. Ta ei varastanud seda ära, vaid oli nõus loobuma kõigest oma aust, hiilgusest, troonist, oma positsioonist. Et näe, isegi ju Samueli andis ju Samueli järglasele tema varad ja asjad tagasi. Et mitte Samueli sugu ei saaks nii-öelda ära kaotatud looja ja rahva nimekirjast. Et isegi kõigi oma vigadega Taavetil oli kõrge aukoodeks. Aga tema suur viga oli ka see, et iga kord ta ei küsinud loojalt nõu, vaid läks kaasa teiste plaanide ja nõudega selle asemel, et küsida kinnitust. Kas kõik need otsused olid õiged, kuidas talitada? Seepärast, et vaadates seda tagantjärgi, meie oma rahval on katsumused ja kitsaskohad ja kriitilised punktid ees lähikuudel, lähiaastatel. Tähtsaid otsuseid on vaja langetada. Küsimus on, mille võtmes seda tehakse? Kas Jumala auks ja ligemese kaitseks või vastupidi? Et inglise keeles on üks huvitav ütlus, et justice be done, heavens may fall, et noh, et kukkugu või taevas kokku, aga õiglus peab saama jalule. Et jah, tõelist meeleparandust ja tõelist padukaetsust on vaja teha. Meil igalühel on omad teemonid, millega me võitleme, aga
korporatiivselt, kui ikkagi enamus rahval seda meeleparandust ei tule, siis kui kauaks loojakaitset meil pakub, see on iseasi. Ühesõnaga, jätkame teinekord.